Jah, lungus on hea elada. Tuld ei ole ja vett ei ole ja elame siin maamehe elu on hea, kuule. Kogu aeg on ta, see lungu on siin kuradi silma all. Mille jaoks? 101 kilomeetri. Ei, aga mina arvan, kellelgi ta peab hammaste vahel olema. No kuidas siis kogu aeg see lungu? Aga kas nad seda ei tea, kui... mulle palun, tee mulle selgeks, mis siin lungus on? Ei ole poodi, ei ole sauna, ei ole vett. Aga kas sa tead... Elementaarseid asju ei ole. Elementaarseid asju ei ole. Aga nii kui hakkas see lungu, nii kui Jaak võttis selle lungu kätte ja siis saadeti kurat kärust need, kes üldse kuskil ei sündinud, need saadeti kõik siia. See on minu vanaisa Hans Gustav Herodes. Ja tema ostis, aga juba tema isa ja vanaisa olid seal rentnikud. Kui me tagasi ajaloost tuleme, siis kahte pilti seostatakse siis nende esivanemate, kes olid ühed esimesed, kes Eestis siis kanda kinnitasid. Tähendab, see härra oleks nagu meie Eestis olev esivanem. Ma ei oska ütelda, kui õige, see on see mingi Rootsi kuue moodi asi on. Ja taha on kirjutanud, tema nimi on Karl Martin Gerdesköld. Gerdesköld kirjutakse ja kui nad tulid Eestisse, siis Gerdes kirjutati vene keeles G-ga ja kui teda uuesti pärast eesti keelde panema hakatas G, läks H-ga ja siis alguses oli Gerdes, oli Herdes ja pärast tuli see O siis kuskilt vahele, kust kohast täpselt ei oska keegi praegu ütelda. Aga vanaisa olevat perekonna nimi järgi olnud veel Herdes. Miks sa üldse hakkasid talu pidama? Ma ei tea, mul on iga kord ja aja jooksul ilmselt need vastused võivad kukkuda välja erinevad, sellepärast, et mul ei ole enam ammu seda optimismi, mis mul oli, kui ma seda asja alustasin 90 aastatel. Aga võib-olla üks kõige põhiline põhjus on ikkagi see, et kui sul on suur suguvõsa, mis on suurte raskustega midagi saavutanud ja mis on siis vägivaldselt hävitatud. Ja siis on aastad mööda läinud ja siis tuleb võimalus kuidagi seda hävingut kuidagi kompenseerida, kuidagi mingil moel seda vanavanemate tehtud suurt tööd kuidagi uuesti väärtustada ja kui sa siis seda tegemata jätad, siis on raske endast lugu pidada peale seda. Soomlased tulevad ja ostavad ja tahavad suuri tükke kokku osta. Nendel on huvi aru saama, eestlased hakkavad tasapisi ka aru saama, et isegi söötismaa on suur väärtus. Ja niikaua kui siiski ei ole ümberkaudu maade peal konkurentsi, kui ei ole kõik maad haritud, et tal on ka väärtus mingi, see niikaua on raske majandada, kui sa ei saa isegi suure talu omanikuna ei saa võtta laenu sellepärast, et öeldakse, et see kõik ei maksa mitte midagi, see ei ole mingi tagatis. Me käes ei ole nii pikk. Millest välja? Mine vahepeal välja, kui sa seda. Praegune hetk on Niinaga üvasteetu hetk. Ma arvan, et see haud
ei ole mitte ainult Niina haud. See haud on koht, kuhu meie lunguinimesed tahaksime matta kogu selle raske mineviku, selle välja saadetute koha maine ja tahaksime, et koos Niinaga lahkuksid meie elust ükskõiksus, minnalaskmine, mis seal on olnud nendel väljasaatmise aastatel, et lungu saaks ometi ükskord elada rahulikult, tasakaalukalt, et inimesed lungus saaksid olla õnnelikud ja lugupeetud kõigi poolt. Niina lahkumine on sümbol meie jaoks. Nüüd on see küsimus on minu jaoks tegelikult üks väga oluline küsimus. Ja ma väidan, et me oleme praegu ikkagi Nõukogude propaganda küüsis. 60. aastatel Tallinnast viidi välja just nimelt neid niinimetatud tööpõlgureid, prostituutideks ja nimetatud, ütleme, kergete elukommetega naisi ja siis niisugused kontingenti, nagu nad nimetasid, sellist väheväärtuslikku. Kes sinna tegelikult sattusid? Kui me meenutame nüüd seda aega, toodi ju siia välja selliseid inimesi, kes olid, kelle abikaasad, vanemad olid küüditatud, kes olid juhuslikult jäänud Tallinnasse järgi, kodanlased, naised, kellel ei olnud eriala, kes ei olnud nõus minema igasugusele muule tööle, kellel olid mingisugused varad veel säilinud, mille najal nad elasid ja neid oli vaja kõigepealt moraalselt represseerida ja see oli kõige lihtsam, panna sinna juurde alkohoolikuid, panna sinna juurde kergete elukommetega naisi üksikuid ja saata neid välja. Ja kokkuvõttes on neid kerge nimetada ühe nimetuse all, aga tegelikult on see koht siin väga suurte repressioonide läbiviimise koht. Toodi normaalsed inimesed Tallinnast välja, pandi nad tingimustesse, kus nad psüühiliselt murdusid, sest nad ei saanud enam mingisugust sidet selle keskkonnaga. See oli hullem kui Siberisse saatmine, see oli siin oma rahva keskel represseerimine ja muidugi need inimesed murdusid suuremas jaos, hakkasid siin põletama, jooma ja kõik, mis sellega kaasas käis. Ja resultaat muidugi piirkonnal oli väga, väga kurb. Siin on suurem osa ümberkaitset talusid on maha põletatud. Lungu 40. aastal natsionaliseeritud asundusest, kus oli 29 hoonet, on järel 4. Ülejäänud põhiliselt põletatud. Inimesed elas Käru vallas üle 2000 inimesi ja nüüd on järel 890 kõigi kaudu. Suures osas kolisid ära sellepärast, et siin oli selline õhkkond, selline kliima. Nii et piirkonnale on tehtud väga suurt kahju, aga seda, kui suurt kahju tehti nendele inimestele, kes siia välja saadeti ja nende peredele. Vaat sille ja muid asju ajab. Siin peab jäässe minema. Põhjas. Sinna saaks mõni 10 kord koormad kindlasti viia. See on see pahtel. Oli see? Ei, mina ei näe. Tehke poole. Jaa, vesi oli 3 oli peal. Nogi, mis on? No hea küll. Ei jää sai. Tule istu peale ära. Sa saad küll jääd pildid. Siit poole.
Aga jah, nisakummide probleem on kõige suurem probleem praegu. No vaatame, ma usun. Sest tal ei ole õiget vaakumit ja mul ei ole enam isoleeri ka. Et kinni isoleerida seal. No tere! Tere! Millega tegelete, härra? Millega? Millega? Опять кино снимаешь. Что ты кино снимаешь? Sul on tere. Что ты кино снимаешь? Mõtlesime kaart üles siit. Alkri vaja. Võtsi oma jagu üles. Näe, juba oli esimene. Esimene kohe, jah. Kirjuta alla. Ты думаешь, сколько ты этого учились, сколько ты должен был? Ты взял вышли, да? Сколько я получил? Кого я получал? Я ничего не получал. Ой, снимают на пленку даже. Ну, мам твою. Что это такое за новость? Uno, kuule! Tule ma olen kassett jääda. Nii, sul oli? Mulle. Seal sul oli mitte kõndiga tegid. О, мальчик, поедем? Да я и так, Мы же вдвоем. Ну так вдвоем, 4 часа идем. Приходишь в 11, вот только Ну, пришел. сколько у меня людей на это дело есть? Ну, Вы же пила, можете смотреть. вот 2 пила. человека, я не... Пила есть, и Урмаса спросил. Он попросил Орбаса, но он сходит пилу, дай ему пилу. Где я возьму? Так есть же пила это. Нет, не работает это. Вот, что, не работает пила? В газете будешь. Kuule, härra, võta mind, pane sinna teise poole. Где Уфо? Я когда у нее тоже маленькая ведерко. Не слышь. No vaatame. Mäletad seda laagrit? Kermo. See on sinu nägu. Ja võta see enda kätte. Ja võta see enda kätte. See on sinule. Ole hea poiss. Mis sa Elmi räägid? Jaak, minul on sulle üks... Ei, Näe küll, räägi. No ära... see jälle... Mul on üks suur palve sinule. Aga sellest palvest tuleb midagi välja. Ja ma ei tea, sa räägi seda. Kas sa annad mulle seda, ma ei tea, aga homme tuleb siia kanu müüma. Kana saada üks 10 tükki. Ja see raha, mis Andres ja Jüri täna said, see läheb kõik sinna. No väga hea. Aga sealt tuleb just 150 krooni või niimoodi tuleb puudu. Ma ei tea, mis need tükk ka on, hinda siin peal ei ole. Võta siis edastidi Andrese käest maha selle. Ma olen homme siin ja siis homme vaata, võtta sa korjad kokku. Pool üks. Ma olen kärus, kas ma pool üks siin olen või mitte ja ma vaatan. Kella pool 1 aeg tuleks siin. No olgu vaatame. Aga ma ei tea, kas siin või seal teeristis või kus nad võivad. Vaata siis, et teised ka ostaksid, muidu tõmmatakse seda ma ei vanad tea, ära. mina ostan kindlasti. No vaata. Kui suur see talu üldse oli ja kui palju praegu on tagastatud? Kokku sinna taluseaduse järg kasutusse ma sain 550 hektarit. Kuidas koha peal tööjõuga üldse on? Päris raske, sellepärast, et siin on inimesi, aga suurem osa neist oli töötud juba sovhoosi ajal. Aga tööjõus inimesi oli ikka? Vanuse järgi oli tööjõus inimesi küll, jah. Tähendab see töövõimeline, mis tähendab töövõimeline? Kas see on see, kellel on käed jalad terved? Ta on niivõrd mordunud, et ta ei oska tööd teha. Kuidas sa sellest välja tulid siis? Eks tasapisi tuli üht ja teist proovida tööl kasutada ja et harjutada neid inimesi tööle ja tööd tegema alguses 2 tundi ja siis rohkem ja ära, kui
Küsimus on ainult selles, et sein tuleb siin oma 200 000 niimoodi. Ei no paarti 100 ei tule, võib-olla saab 100-ga hakkama, tähendab. No 100 on ka raha. No ongi. See võtab siin, ma kardan, et see on vähemalt umbes 6 aja töö on see siin ja see kiiremini ei ole võimalik. Jossiga siia muda sisse minek, mina kahtlen selles asjas. Kas jääb mudaks, siis kui siit ütleme? No aga ega see, kui veepind ei ole, kas saab ja mismoodi? Oleme rääkinud. Oleme rääkinud. Väga meeldib. Aga hirmu ei olnud, et nii suure maalahmakaga toime ei tule. Mina näiteks küll mõtleksin praegu. Eks me ka mõtlesime ja väga kõvasti mõtlesime siin. Aga kui ma siia tulin ja vaatasin seda, kus oli kõik juba maha jäetud. Sofoosi kontor oli siit juba ammu ära kolinud. Hooned olid lagunenud, kaasa arvatud need hooned, mis olid Sofoosi poolt ehitatud. Inimesed olid praktiliselt töötud, kus terve lungu peale, mis oli siis natuke rohkem elas inimesi kui praegu, oli 4 inimest, kes omasid töökohti ja need olid ka valvurikohad ja sellised ametid. Siis ma mõtlesin, et ega hullemaks asi ikka minna eriti enam ei saa. Seal on veel paremad ainult. Seal massitan. Ega ilma ei jää. Kõigile peaks jätkuma. Iga spordist üks. Timo, nüüd läheb asi tõsiseks tööks, enam ei ole joonistamine. Papi joonistamine. Jaa. Siin on 9,6, 9,7 kilomeetrit. 9,7? Jah, umbes nii. Nüüd üks käskis mul lõunat siia tulla, et noh. Äkki mõnna ka kukub? No hakkab küll tulema. Hakkab või? Jah. See on hea, kui tuleb. Kelle kätte? Palju te tahate? 70 krooni maksab üks kana. No 5 tükki. Millist? 7, 30. Pruune. Pruune. Ei lähe jalgsi. Katune kone. Ei, ma ei saa. Ole rõu. 5 minutit. Aga tuleb maha. Rohkem ma ei tule. Kuulen. Ja ma kuulen. Palun. Hallo? Pane ära ja mine ära, ole nii sõna. Mis me ikka ütlen? Suur tänu. Aga mis ta oli öössel kuskil kellegi juures või? Kas ta nägi, kui palju inimesi ta taga ajas? Mille mooldekodusse praegu? Ilusalt ja tervelt, jah? Jaa, selleks korraks. Selleks kord mattu täiesti inimene. Ei no kui ega keegi ei ütle, et ei tohi tulla metsa, aga ei tohi nii üksinda minna, et keegi midagi ei tea ja kuhu Ma kuulsin ühed hõikest metsas. Eile hõikasid, jah? Ja ei vastanud? Ja mina vastasin. Aga seda ei kuulnud. Ma olin nii palju kaugel. Aga siis oleks tulnud koju tulla. Eks ta ole õpetuseks siis. Õpetuseks muidugi. Ei no naised meil kõik nutavad, sellepärast teab, mis on mõtlenud. Kujuta nüüd hästi endale ette, et sellest puust seal tõmba üks aed, üks madal puuaed selle puu tagant ja sinna jõeni välja.
kaevasime muda välja 15 000 kantmeetrit muda. Võtsime välja, panime kallaste peale laiali, osa vedasime ära. Selle maja ehitas minu vanaisa aastal 1890. Ta võttis üle oma isalt Lungu ja sel ajal oli Lungu rendimõis ja kuulus Käru mõisa alla. Millest see on? Etaniidis? See on väga ilus. Ei, see on väga huvitav lahendus. Oota, seal on ju ka üks selleaegne maja veel. Ja, 2 maja. Neil on veel vanna sovhoosi aegset maja. Kohiljaskaja. Kohiljaskaja? Kus see vene keele tõesti oli? Kui see vene keele tõppis 41? 40. Muidugi 41. No ma mõtlen, kui oleks palju raha. You could have small type of, like a motel, but small buildings. So that you could have separate living room, big living room. Ma näitan selle, see maja siin. See on praegu saun. Ja ma tahan, meil on projekt juba ja raha ka olema. See tahate teha? Me tahame teha nii, et üks pool jääb saunaks. Aga teise poole peale teeme sellised ruumid, kus saavad lapsed, kes koolist tulevad, kes siit külastavad. Et nad saavad siin peale kooli õppida, saavad süüa, nendega keegi tegeleb. Kanad munevad juba. No. Kaua sa siin oled elanud juba? 30 aastat? 30 aastat. Olid sa foositööl? Töötu. Teni, võtin telekat teen, raadiot teen, kellase teen. Tööd jätkub ikka? No jätkub. No lähme üles. No lähme vaatame. Mine ees. Jah, tere kodu. Ja. Nüüd oli oli. Kui edasi ju. Ei tule midagi selle filmikaameriga see tuppa. Ole raisk puruks selle. Nüüd kuuled veel. Ühitsen selle Lungu küla seltsi lipu, ühise ustavuse ja ühise püüdluste märgina seltsi lipuks, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaim nimel. Aamen.
laulge kaasa. On ju tore algus sellel pikal Lungu külateel. 500 aastat on ta siin olnud. Ajalugu räägib, et kui Käru kihelkonnas oli 5 inimest ainult järel, siis 2 neist elas Lungus. Täna on Käru vallas üle 800 inimesi, ligi 900. Ja meid siin ikka on. Ja küllap meid tuleb juurde. Küllap me taastame need talud. Võtku see aega, kui palju võtab. Aga nüüd ma tahaks küsida, kas on Lungu küla? Kas on kedagi Riiale talust? Sitika talust? Linapõlmast? Uuemässalt? Mässalt? Väljaotsalt? Kopli talust? Kopli talu? Kopli talust on Lungo talu. Tuleb välja, et me hüüame talu nimesid, aga meil ei vastata. Järgmine kord ehk on vastajaid rohkem. Ehk ei ole vaja küsidagi, vaid on juba inimesed koha peal olemas. Tänane loetelu oli väga kurb. No teeme ta rõõmsamaks, märgime need kohad ära, kes teab, kes mäletab, kes oskab. Lähme! Palju neist nüüd järgi on? Siin Lungus. Oli hiljuti 62, nüüd on vähem. Terve Lungu elanik. Terve Lungu elanik. Teevad nad Lungu talus tööd? Mõned. Aga mitte palju? Vähe. Sa arvad, et see on õige koht, kus rääkida neid asju? Võib-olla, et me läheksime me võime järgmises kohas parem edasi. Vi kanske kunde prata på något trevligare ställe. Siin on teisi Herodesid veel, kes tahavad kuulata. Juba rendi ajal tähendab, siin on sündinud see meie vanaisa Hans Gustav Herodes, tema õed, tema vennad ja siin majas on sündinud kõik meie isad, emad, kellel siin, kuidas, nagu me eile arutasime. Selle sümboolne. Suur osa oksi on nagu sellest tulekahjus kannatada saanud, aga ta ikka võitleb oma elu eest. Eks meil on ja kui Jaan on siin, Jaan Jaanikene, sina oled see kõige tähtsam. Kui ei ole Jaani, siis tulgu Poola Janek. Või Läti Janis. Võib-olla Ivan, prosto Ivan. Nii ja on leitud Janek. Pausi, kõik tahavad näha, kuidas läheb. Tere lähegi mulle. Kus on süüte vedel?
Lähed puruks. No. See on hea, aga noadu. No, pöörame välja või? Pöörame kõik. Rahu. Noh. Noh, vald. Ma ei tea, ma ei taha midagi pahast öelda, aga tegelikult on küll. Mina on natuke verine selle valla peale küll. Mitte valla peale, vaid selle peale, et ma ei tea kuidagi... Noh, kõige eredam näide on jaanituli. Selle aasta Karu valla jaanituli. Mis lihtsalt mingitel, tähendab, Kärus otsustati hoopis jaanituli ära jätta. Kuidas? Kärus ju jäeti hoopis jaanituli ära valla poolt. Ja tähendab praktiliselt umbes niimoodi, et me ei teegi seda jaanitult, vaid viime kõik lungu, eks ju. Aga mina näiteks olen Kärus kasvanud ja sündinud. Mina ei leia, et ma pean lungu minema. See ei ole minu kodus. Ta on minu vald küll, aga ta ei ole minu kodu ja mul ei ole üldse selle vastu, et lungus on Käru valla jaanituli, aga... Noh, paraku ta praegu on niimoodi, et ehitame uue küla maha üles. Üritame teist natukene maha teha, aga nii ei saa minna. Peab pikka poissi mätsima hakkama. Varjus ära juba. See on siis nüüd Longu külasaun. Ja öeldakse, et ta oli küllalt hea saun. Siis me tegime Longu küla seltsiga ühe projekti. Nii et ühe poole peal on meil siis saun, teine pool, kus oli varem ka saun. Me tahame teha ümber nii, et seal oleks üks väike köök ja kus oleks üks suurem ruum, kus õpilased saavad õppida, kui nad koolist tulevad, sest majades neid tingimusi eriti sageli ei ole ja meie lapsed siin Lungus vajavad eriti tugevat õppimist ja õpetamist, et ei kopeeriks seda saatust, mis on nende eelkäijatel sageli. Kui meie arvaksime, et Lungu selline nagu ta on, selliseks jääb, siis ei oleks üldse mõtet midagi teha. Keegi vaadake taga. 55 Palju Lungust tänavast kooli läheb laps? 10. Esimesse klassi? Esimesse klassi 2. Oled sa noor või oled sa juba eakas? Aitäh! Eakad meil ei ma ole. usun, et tuleb ka minule tarkust juurde. Nii ja nüüd Käru valla lootused on selle peale, et te kõik väga-väga usinasti õpite ja et teist saab väga-väga tark Käru valla rahvas. Head õppimistuju teile kõigile!
mis ikkagi lapse arengule on ikkagi normaalsem ja parem, kas see, et ta elusa sees elab ja tehiskeskkonda näeb eemalt või see, et ta tehiskeskkonnas elab ja kunstlikult näeb seda elusloodust. Ja ma ikka mõtlen, et vist on ikka tõepoolest nii, et maal ja maakoolis õppiv laps, ta saab terviklikuma elukäsitluse, ta saab natukene suuremad, ta on rohkem arusaaja, sest tema ümber on rohkem elavat. Ja võib-olla, et see Eesti rahva kunagine kiire areng siin sajandi lõpus ja tormiline jõudmine maailma teadmiste tippu on ka sellega seotud, et meil tuli kogu see teadmine, haridus tuli kõik maalt elavast loodusest. Kui võtta, meil on ju see Ingliste külaosa ja Rombiosa ja kõik inimesed tasapisi hakkavad tagasi tulema. Pöörased, nagu öeldakse. Mis siis ikka? Noh, kas lähe kiikuma? Ma kartsin, et lõhuvad kiige ära. Küll ma muretsin selle pärast. Mul oli veendumus tegelikult, et kui küla endale ehitab, et siis ta hoiab ka. Kui on ise tehtud ja on ilus asi tehtud, siis inimene hoiab seda. Ta võib lõhkuda kõike muud, aga ei taha lõhkuda seda, mille peale ta ise on vaeva kulutanud, mille üle ta saab uhke olla ja mis on ilus. Ja see kiik on ilus. Ma vist olen selline unistaja, kellel ka aeg-ajalt on selline tunne, et nagu hakkavad jalad juba kerkima, et tuleb ennast kinni hoida, et ikka maa peale jääda. Ja kui nüüd selle kiige peal kiikumise peale mõtelda, siis niisugused unistajate jaoks on vist kiik üks selline lemmikpaikadest. Mõnes mõttes võib-olla ta toob neid ka maa peale tagasi, et on need õndsad hetked ja väike hirmujüdin teinekord käivad nii vaheldumisi. Ja siin Lungus on ilmselt meie suguvõsas ka varem unistajad olnud, nii vana-vanaisa kui vanaisa ja võib-olla isa. Ja miks ka mitte mina. Ja nii nendel oli vastasseisu, olid sõjad, olid okupatsioonid, olid revolutsioonid. Ja nii kui nad suutsid, nad olid ikka siin, nad ei läinud kuskile. No võib-olla nüüd on minu kord unistada, püüda kõike ellu viia, mis õnnestub. Otsida liitlasi, otsida sõpru, otsida naabreid, nagu vanaisa otsis omal ajal. Ja kui tuleb parem sajand kui see, siis Lungust räägitakse ka kindlasti paremini. Ja Lungus on kindlasti siis hea elada. No nii, ma olen jälle jalad natukene nii kiige küljest lahti, aga käed on tugevad, hoiavad kinni, nii et täna on küll selline päev esiteks selle kooli pärast. Teiseks sellepärast, et üle olgaja oli hommikul päike väljas. Ja paar muudki asja on hästi läinud. Küll selline tunne, et siit ei taha ma kuskile minna. Ja et see usk, et siin elu hakkab käima. Et see halb, mis siin on olnud 50-60 aastat, et see kõik on möödas. Või mööda saamas.
et see nii läheb. Selle ukse lahti lastud ole. Informaatika kabinet. On veel mööbel puudu. Ja siia tuleb iga laua juurde arvutud infotehnoloogia klasse. Jalgadel on hea ja sportiga. Ja mida rohkem tema peal hüpatakse, seda paremini alt tuuldub ja seda paremini seilib. Nii et vaja nüüd hästi intensiivselt kasutada. Hiljem ei pääse. Küll te mahute ka. Küll te mahute ka. Seega pildistid vaata ettepoole, me hakkame lungu jõudma. Autosid on juurde tekkinud selle ukse taga. See on ka kõik, mis juurde on tekkinud. Väga optimistlikult, et see asi lõpeb ära ja me saame külale sellise saunakultuurikeskuse ja lastele õppimiseks ühed ruumid ja toome siia interneti sisse. Miks sa ei õnnestunud siis nüüd? No kõigepealt lõppes raha otsa ja siis said mehed seal mujale tööle. Aga edasi läks nii, et hakkasid siin vargused ja varastati põrandamaterjal ära ja nüüd on siin kõik lõhutud. Nüüd on ilmselt lõhutud. Ja majandus läks alla, minu enda talupidamine sisuliselt kevade 2000 sai otsa. Vaamad tuli ära likvideerinud, pangale laenu maksta. Nii me nüüd oleme siin. Aga natuke kurb on see, et see oleks võinud valmis olla, materjal oli juba ostetud ja kõik siia ära toodud ja nüüd on kõik laiali lõhutud. Pliit, ma vaatan praegu uus ilus pliit, ise nad ehitasid, on ära lõhutud lihtsalt. Nii et ei tõuse käsi siin uuesti jälle tegema. Aga kes siin lõhkus omad või? Ei käi siin keegi võõras lõhkumas, ainult omad. Ainukene, mis on võib-olla, mis natukene seda leevendada. Kui on tõesti asi, mida nad hindavad kui ilusad, nagu see kamin, mille nad tegid. Seda nad ei ole lõhkunud, ma imestan isegi. No seda kaminat on nad siis hinnanud ikka. Laminaatparkett oli siia ostetud valmis ja
3000-ga elab ära, aga oma korterit, mis on räämas, korda ei tee ja midagi valmis ei saa. Ja ilmselt algas ikka pihta nii, et oli vaja televiisor osta ja oli vaja lastele midagi osta ja siis tekkis see lootusetu tunne, et nagu nii ei saa hakkama. Mul tunne, et siin on nüüd viga mitte ühepoolne, aga see on see meie vaesuse probleem. Kiik on jah veel terve ja ma olen kuulnud, et kärulapsed käivad siin kiikumas ka. See oli sellest peost, mis püsti jäi. Nii et kiik ja kamin. Tahad kiikuda? Kui oli Lunguküla 500 ja me tegime siin valla jaanituld, siis selle peale vaadati, nagu oleks midagi väga halba teinud, et siia kohta, kus on joodikud ja pätid elavad ja üks vilets koht on, et siia tahetakse terve vald kutsuda kokku ja see on peaaegu et ohtlik asi. Ja kui meil on selline gradatsioon, et iga väiksem koht on natukene suurema silmis väga halb, siis inimesed võtavad sellest siiski mingisugused järeldusi teevad ja see tunne, et nad on nagu teise sordi inimesed, see on sees alateaduslikult ikkagi. Kui me ei suuda selle väikese koha eest seista, olles ise kaugemal, siis see väike koht kunagi tuleviks maksab meile kätt. Ja ma ei usu, et kui me Lungut korda ei saa, et siis käru saab väga õnnelik olema. Ei saa. Elu on pagana lühike. Ja 50 aastat tambiti seda normaalset elu siin maa sisse, kui palju peaks aega see taastamine võtma. Ja kust võtta need oskused? Ma tea, praegu. Ma loodan, et ma oma elu näen ikkagi ära, et siin on jälle parem elu. Lungu ei ole ju tegelikult siiamaani veel minu jaoks omaniku maa, ta on ikka veel tagastamisele kuuluv vara, mille kohta lõplik otsus on tegemata. Ja see on ka üks asi, mis paneb piirangut. Minu maad ei ole Kärus või siin Lungus ei ole mitte ühte ruutmeetrit, mis otseselt minule kuuluks. Oli ta tol ajal õigustatud subjektile kuuluv maa kamba peale ja on ta siiamaani. Need maad kuulusid minu vanematele ja nende pärijate ring on lai ja see otsus on siiamaani veel lõpuni vormistamata, kes kui palju saab ja kuidas see asi läheb. Siis veel alguses oli otsus, et taastame ühiselt, aga praegu on asjad segased. No ma võin kihla vedada, et see korda saab veel. Sellepärast, et raha terve aasta juba ootab, et selleks peavad olema kohalikud, kes tahavad ka midagi siin korda saata. Ma loodan, et ükskord meie silmad lähevad lahti, et nii edasi elada ei saa. Nägid, ma ei siin näinud. See kehtne toolis. Suured ärased. Või ärased? Tõsta. Hästi. Võib rahule jääda.